No sa oled nii tõsine, et kuidas eksam läks? Ma arvan, et pigem hästi, mul oli veits närvalgul sees, aga nagu ma hakkasin vahepeal mõtlema midagi muud, et nagu mõte jookseks paremini ja eriti kirjandi juures ka veel. Eile ja täna hommikul selline tunne, et oi, nüüd hakkab eksam peale, mis ma küll omadega ette võtan, et elu on läbi, ma ei saa kuhugi, elu on täiesti läbi, aga no see ei tulnud välja kõige hullem, aga oli ikka selline nagu kogu aegne närv. Eksam tegelikult ei olnud nii raske, et nad kõik räägivad sellest, et see on kõige jubedam asi nagu maailmas, aga tegelikult ei olnudki maailma lõpp, ma arvan. Nii kirjeldavad Tartu Kesklinna kooli 9-ndikud, kuidas neil läks elu esimene eksam, mille tulemused võivad päriselt nende tulevikku mõjutada. Eesti keele eksam koosnes 2 osast, lugemisosast ja kirjutamisosast. Kirjutamisosast tuli õpilastel teha kirjand teemal, miks inimesed rändavad. Näiteks kui inimene kuuleb, et kusagil, ma ei tea, California põhiasas on maailma kõige suurem puust, aga hakkab mõtlema, et ahaa, tahaks sinna kohale minna, tahaks näha. Ja teine pool oli selline natukene kurvem ja sünge teema, et need sunniränded, et on nagu mingi looduskatastroof, sõda või siis riigipoliitika on halb ja siis inimesed, et ei, siin ma küll ei taha olla, ma pean seda ära saama. Ja see ongi selline sunniränne ja natuke kirjutasin ka küüditamist, kuna see oli ka selline väga suur sunniränne, kus paljud surid. Lisaks täna toimunud eesti keele eksamile tuleb põhikooli lõpetamiseks sooritada eksam ka matemaatikas ja ühes valikaines. Pärast eksamiperioodi, see on 16. mail toimuvad Tartu gümnaasiumite ühised sisseastumiskatsed. Juba teist aastat on siis põhikooli lõpueksamid meil enne gümnaasiumisse või siis kutsekooli sisseastumist. Kuidas on ennast teie jaoks õigustanud? See on kindlasti keeruline kõikidele osapooltele, nii peredele, õpetajatele, õpilastele, aga keeruliseks teeb see, et kõik materjal ei ole veel korralikult läbi võetud ja pärast eksameid õppetöö jätkub, õpilast motiveerida klassiruumi tagasi tulema, lapsevanemal, õpetajal on keeruline. Põhikooli lõpetab tänavu kevadel Tartus pea 1500 õpilast. Gümnaasiumi kohti on aga pea 1300, millele lisandub ligi 1000 kohta kutsekoolides. Ühe lõpetaja kohta on siis justkui 1,5 kohta saadaval Tartu linnas, ja selle 1,5 koha saadavus muidugi on seotud, et Tartu linn seisab enne kõike nii-öelda Tartu linnalaste eest, aga selge see, et Tartu linna koolidesse tulevad nii-öelda kandideerima ka ümbritsevate omavalitsuste noored. Eelnevad aastad on näidanud, et umbes 30% Tartu koolidesse astujatest on väljaspoolt Tartut. See aga suurendab märgatavalt konkurentsi ja tõstab noortel stressitaseme lakke. Enne eksamid ma ei olnud eriti närvis, nüüd ma veits rohkem närvis, ma olen kodus närvis ja meil on klassijuhataja ka päris närvis. Mis see kõige suurem hirm siis on? Et kui enda soovitud kooli sisse ei saa. Mis su soov praegu on, kuhu sa väga tahaksid saada? Tamme meditsiini tahaks saada sisse. Ma arvan, et kõige rohkem tahaks ikka Treffnerisse saada sisse. Et sul oled reaalainetes tugev? Reaalainetes või ilusainetes. Traditsiooniliselt Tartu linna konkursid on kõrgemad olnud, see tähendab, et see lävend põhikooli õpetajale on olnud kõrgem, aga Tartu linnal tuleb leida kindlasti lahendus oma laste jaoks sel hetkel. Nii et koolidel on see valmidus olnud, ka eelmine aasta loodi täiendavalt kohti juurde ja lõpuks siis jäid mõned kohad siiski üle, vaatamata sellele, et ühel hetkel tundus, et neid pole piisavalt. Ma ikkagi tahaks seda rõhutada, et võib-olla kui me rõhutamegi seda gümnaasiumisse pääsemist, et täna haridussüsteemis on need valikud mitmekesisemad ja kui me ütleme, et gümnaasium on parem kui kutseharidusse sisenemine, siis me kindlasti teeme liiga põhikooli järgsete valikute konteksti. Seega, isegi kui gümnaasiumi koht pole igale Tartu õpilasele garanteeritud, siis põhikooli järgne edasiõppimisvõimalus kutsekoolis on tagatud, kinnitab abilinnapea. Tegelikkuses just täpselt nii me saamegi öelda, et edasi õppimise võimalus põhikooli järgselt täna on omavalitsuse poole pealt peab olema tagatud ja meie teeme selleks kõik, et see oleks tagatud.